tere! Kas sul on midagi, mis sulle väga ei maitse? Või ehk tead, et peaksid toituma tervislikumalt? Sel aastal on minu teaduskonverentsi teemaks imeline maitse. Ja kutsun teid koos endaga avastama, kuidas toimib meie maitsemeel ja kas maitsele tõesti pole mõtet vaielda. Osalemisel saate lisaks ka teada, kuidas teadust tehakse ja uurida ka ise midagi maitsmisega seotud, mida täpselt jääb seekord teie enda otsustada. Aga mina näiteks tahaksin teada, et kas ma saaksin panna endale tomati maitsema, sest see pole mulle lapsest saati eriti maitsenud. Aga kõigepealt oleks vaja baasteadmisi. Minu jaoks on need teadmised psühholoogiast, mille kohaselt on uued asjad meile natukene hirmsad ja ebameeldivad. Ning mida tuttavamaks need saavad, seda meeldivamaks ka muutuvad. Ehk siis ma teen uurimuse, mis proovib vastata küsimusele, kas tomati pidev maitsmine teeks selle mulle ka meeldivamaks. Selle testimiseks teen plaani. Ma söön iga päev ühe tomati ja märgin üles, kui meeldiv see kogemus oli. Vaadata, kas see läheb ajapikku meeldivamaks. No nii, katsed on tehtud ja tulemused käes. Nüüd jääb üle ainult tulemusi tõlgendada. Viimasel päeval maitses mulle tõesti tomat rohkem kui esimesel ning kui võrrelda esimese kolme päeva ja viimase 3 päeva tulemusi, on samuti näha, et tomat hakkas mulle paremini maitsema. Aga maitsmise juures on ju veel nii palju, mida avastada. Kas iga päev ühe salati söömine teeb tuju paremaks või ühe õuna söömine äkki päriselt hoiab arstid eemal? Või millega koos maitseb brokkoli kõige paremini? Või kas putukate söömine saaks olla meeldiv? Igatahes kohtume parimate tiimidega juba kevadel. Seekord Eesti Rahva Muuseumis, kus toimub õpilaste teadusfestival. Seal saate oma töid esitleda nagu päris teadlased ning näha ka vanemate koolilaste uurimistöid. Ja loomulikult jagame ka auhinda. Aga seega lõpuks siis jõudu tööle teile ja maitsmiseni!